Tere kõikidele Valga Haigla taskuhäälingu Piirilinna tervisejutud kuulajatele, mina olen Riina Järvesalu ja tänaseks stuudiokülaliseks olen palunud Valga Haigla siseosakonna juhataja Mati Lepiksoni. Tere tulemast! Tervist! Me räägime täna südametervisest, sest aprill on südametervise kuu ja ma arvan, et me kõik tahame, ükskõik kui mugavad me oma elu jooksul oleme, ikka seda, et meie süda tuksuks rinnus võimalikult kaua, võimalikult hästi ja et need ealised muutused lükkuksid hästi kaugele tulevikku ja kui avalduvad, siis väga leebelt. Aga mida me tegelikult peaksime oma südametervise kohta teadma, tegema ja tegemata jätma? No südame ja veresoonkonna tervise hoidmine algab tegelikult noorest east juba. See on kumulatiivne protsess, sest elustiili valikud, mida me teeme noores eas, isegi 20-ndates või varem, kõik kumuleeruvad ja avaldavad mõju aastakümnete jooksul. Enne kõike on olulised sellised teada-tuntud ja läbiräägitud teemad nagu regulaarne aeroobne kehaline aktiivsus, tervislik ja tasakaalustatud toitumine, rohkem taimset toitu, vähem töödeldud fabrikaattooteid, kehakaalu hoidmine normi piires, piisav uni, unehügieen ja loomulikult ka kroonilise stressi vähendamine, kui see võimalik on. Loomulikult tuleks hoiduda suitsetamisest, alkoholi tarbida äärmise mõõdukusega ja ennekõike südame-veresoonkonna haigustest rääkides on oluline ennetus. Ideaalne on see, kui need riskifaktorid ei jõuaks üldse välja areneda. Mida see ennetus õigupoolest kujutab? Ütleme näiteks, et meil on teatud sellised uuringud, mida me elu jooksul aeg-ajalt peame läbima, aga kuidas just südametervist silmas pidades, et kui vara me peaksime siis oma südant hakkama uurima? Uurimine on hästi individuaalne selles mõttes, et kui me oleme elanud sellist tervislikku elu, siis otseselt kuidagi teistmoodi käituma ei pea, aga samas peame tuvastama teatud selliseid ohumärke, mida ei tohi ignoreerida. Näiteks kui ühel hetkel hakkab langema füüsiline koormustaluvus, tekib väsimus, õhupuudus, südame pekslemine, pearinglus või eriti valu rinnus, tuleks kindlasti arsti poole pöörduda. Täna me näeme, et südame-veresoonkonna haiguste probleemid algavad juba varem, sest meil on elu on hea, toitume hästi, oleme mugavad, liigume vähe. Seega meestel juba 30-ndates aastates näeme neid probleeme tekkimas. Et ühesõnaga, kui tunneme, et tervis ei ole enam selline, nagu ta võiks olla, tuleks minna arsti juurde, kus niikuinii mõõdetakse vererõhku, tõenäoliselt teostatakse südamefilm ja vastavalt sellele siis arstid juba teavad, kuidas jälgida ja mida teha, aga see inimese enda vastutus on nagu kõige suurem, et kindlasti kui me tunneme, et kõik ei ole korras, tuleks minna arsti juurde. Kui perekonnas on esinenud südamehaigusi, siis mida peaksid järeltulevad põlved teadma, tegema? No selge on see, et südame-veresoonkonna haigused on üks juhtiv surmapõhjuseid Eestis ja ka maailmas. Ja oluline on olla teadlik nendest riskidest, mis perekonnas on, et seetõttu tasukski oma vanematelt, vanavanematelt uurida, et kellel peres on olnud südamehaigusi ja siis sellele mõelda, kuigi see, kui inimesed on elanud kõrge eani, võrdlemisi tervelt ja pole olnud infarkte, insulte, mingeid muid rütmihäireid ei tähenda, et just sellel konkreetsel inimesel neid tekkida ei pruugi ja järjekordselt, isegi kui see geneetiline pagas südamehaiguste kujunemiseks on suur, siis kui me elame tervislikult, hoiame oma vererõhku kontrolli all, liigume, sööme tervislikult, üritame elada stressivähest elu ja järgime unehügieeni, siis on need riskid, ma arvan, suhteliselt hästi maandatud. Aga kui see risk on ikkagi suur, siis ütleme sellistest 30-ndatest eluaastatest tasuks perearsti juures rutiinses kontrollis käia, lasta mõõtama vererõhku, ühel hetkel tulevad aktuaalseks ka kolesteroolide analüüsid verest, neid siis esialgu, kui need on kõrged, esialgu vähendada mitte medikamentoossete viisidega, ehk siis jälgida toitumist, vajadusel võtta ravimeid, jälgida ka veresuhkrut, diabeetikutel, suhkruhaigetel on ka suurem risk südame-veresoonkonna haiguste väljakujunemiseks, jälgida kehakaalu, et kehamassiindeksi alusel oleksite normkaalus, vähem suitsetada ja nii ongi.
kui nüüd ka sellist erakorralist abi silmas pidada, siis missugused on need märgid, mille puhul kiiremas korras tuleb kutsuda abi või pöörduda ise EMO-sse? Kui me räägime valust rinnus, mis on selline kõige tüüpilisem südamelihase infarktile viitav märk, siis seda kindlasti ignoreerida ei tasu. Selline põletav, rõhuv valu rinnus, mis võib kiirguda enamasti vasakusse kätte, aga ka kaela, õlga, selga, millega sageli kaasneb sellise külma higitunde tekkimine, hingeldamine, iiveldamine, võib-olla isegi minestustunne, et selliseid märke ignoreerida ei tasu, alati pigem karta kui kahetseda. See sõltub muidugi ka vanusest, sest alati südamelihase infarkt ei avalda ennast niimoodi. Naiste ja eakamate puhul võivad olla sümptomid ebatüüpilisemad, üldine nõrkus, seedehäired, selline ärevustunne või lihtsalt nii-öelda halb enesetunne, et kui tunnete, et midagi ei ole korras, tasub kindlasti minna kontrolli. Aga samamoodi ka kui näete, et teil südame rütm on muutunud liiga aeglaseks, liiga kiireks, on tekkinud sellised tunnetatavad vahelöögid või südame puperdamine, siis ka seda tuleb kontrollida, sest kui viivitada, siis viivitus võib maksta elu. Aitäh, Mati Lepikson tänaste nõuannete eest ja nädala pärast jälle uute juttudeni. Tänan kutsumast.